Mina olen Ljudmila Tškassov, töötan igapäevaselt psühholoogi ametis. Kogemust on juba pea 20 aastat selles valdkonnas ja lisaks siis töötan ka koolitajana ja teen siis peamiselt koolitusi Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treeningu Assotsiatsiooni alt ja ka Suhtle targalt osaühingu alt. Motiveeriva intervjueerimisega ma puutusin esimest korda siis kokku, see võis olla aasta 2008, kui ma ise siis alles noore psühholoogina tööle minnes kohe vanglasse pakuti sellist koolitusvõimalust, mis oli tegelikult üsna värskelt Eestis sellest tulnud 2006. aastast. Võib öelda, et see sai kohe osaks minu tööriistakastist tollel ajal, mis andis väga palju enesekindlust tegelikult juurde just nõustamistöös. Ja väga tugeva baasi tegelikult motiveerivas intervjueerimises just sain ma 2010. aastal, kui olid meil Inglismaalt koolitajad, kes õpetasid meile sellist ühte sekkumisprogrammi, mida siis kinnipeetavate peal rakendada. Ja selle üks osa oli siis motiveeriv intervjueerimine. Ja see oli hästi põhjalik koolitus ja võib öelda, et sealt said väga tugeva aluse siis tol korral. Ja 2015 aasta läksin ma ise treenerite väljaõppesse Berliini, mida siis korraldas MINT-võrgustik, mis on siis rahvusvaheline treenerid ühendav võrgustik. Ja koolitajana ma tegelikult töötasin isegi juba varem vanglasüsteemis sisekoolitajana ja mõned koolitused said tehtud ka tollel ajal väljaspool juba nii-öelda teistes valdkondades tervishoiuspetsialistidele ja noorsootöötajatele, et see valdkond on väga lai ja suur. Ja praegu ma rakendan seda igapäevaselt oma praktilises töös, sõna otseses mõttes, eks, et see on niisugune igapäevane tööriist, mida on tegelikult ka väga hea nagu ühildada teiste nõustamismeetoditega või teraapiasuundadega. Ta on nagu nii lõimunud, et võiks öelda, et ma ei kujutagi ette, et kuidas selle ilma MI-ta neid teisi asju nagu teha või neid teraapiaid või muid kognitiivkäitumisteraapial põhinevaid näiteks sekkumisprogramme, millel just baseeruvad enamus programme, mida ka vanglas tegelikult tehakse inimestele. Et see MI on üks paratamatu kohustuslik osa sellest. Ja ka koolitajatöös tegelikult samamoodi, et võib-olla paljud koolitused, mida ma olen teinud Tervise Arengu Instituudiga koostöös just tervishoiutöötajatele ja ka inimestele, näiteks tugiisikud, sotsiaaltöötajad, kes töötavad ka sõltuvushäiretega inimestega. Ka koolitustel on üks osa, kuidas toetada seda õppijat MI omandamisel, selle praktiseerimisel edasi, et kui nad koolitusel ära käivad, et see jääks nagu lihtsalt inimese sellisesse nagu lauasahtlisse nii-öelda, vaid et ikkagi huvituks edasi õppimisest ja ise arendaks ja loeks juurde ja prooviks seda ka igapäevatöös siis jätkata. Et selles mõttes ka osa nagu koolitusest on, kuidas motiveerida õppurit tegema edaspidi motiveerivat intervjueerimist oma töös. Esimene mõte, mis praegu pähe tuli, on see, et MI aitab kuidagi luua seda hetke reaalsust. Et vaadata iseendasse, et mis ressursid inimesel on, nii mul spetsialistina kui siis kliendil. Et see on nagu koos kulgemine, et avastada seda, et mis on selle kliendi soov, et selline olla nagu kaasteeline sellel tema enese avastamise teekonnal, kus ta siis soovib mingit teatud muutusi oma ellu või väljendab mingi hetkeolukorras mingisugust raskust, rahulolematust, mis tegelikult vajaks võib-olla lahendamist või ka leevendamist. Alati me ei saa lahendada kõike, me saame ka leevendada asju. Et selles MI võib-olla vaimsusest lähtudes on see inimesega koos olemise viis. Et mina
nii-öelda oma valdkonna võib-olla spetsialistina ei ole inimesest ees ega tagapool, vaid ma olen ta kõrval. Et ma olen huvitatud temast, sellest, kuidas tema maailma näeb, tema väärtushinnangud, arusaamad, tema ärakuulamine. Ja koos inimesega siis vaadata seda, et mis on see, mida ta tahab, et oleks teistmoodi ja kuidas seda kõike siis võiks nagu saavutada. Ma ütleks, et lühidalt siis, et see on nagu koos olemise viis, see on suhtlemise viis, kuidas olla inimene inimese kõrval. Aktsepteerival, toetaval, mõistval moel. Ja. No see esimene kord oligi see, kui ma tõenäoliselt käisin ise esimest korda sellisel baaskoolitusel, et kus väga rõhutati seda, et vaatamata sellele, et inimene on kuidagi võib-olla oma karistuse eest kinnipidamisasutusse sattunud ja kannab sellest karistust, et me eristame tegu, käitumist inimesest endast, tema enda olemusest ja sellised peamised printsiibid, et me aktsepteerime inimest, me väärtustame, me oleme inimese kesksed, et just see lähenemine. Me oleme võrdsed partnerid, et mul ei ole õigus võtta sellist autoritaarset positsiooni tema suhtes, isegi kui ma töötan sellises asutuses, mis justkui eks ei võimalda võib-olla inimesel teha mingeid piiramata valikuid, et mingit muutust ellu viia, et ka seal on tegelikult võimalik vaadata koos selle inimesega neid muutusi tema elus või tema käitumises, et ta enam ei satuks sinna. Ta teeks enda jaoks mingid teised valikud. Et see oligi esimest korda, kus võib-olla tõesti õpetati vaatama selle käitumise taha ja nägema seal inimest ja mitte andma hinnanguid, vaid pigem proovida mõista, miks see on nii läinud tema elus, et ta on seal täna, kus ta on ja kus ta võib-olla ei ole valinud ise olla. Et siin võib-olla öelda see, et kuna ma tulin tegelikult kohalikust omavalitsusest, kus ma töötasin lastekaitsespetsialistina ennem, siis sellised võib-olla selged juhised, juhendamine, mis selles ametis teinekord oli väga direktiivne. Et sealt nagu üleminek nii-öelda teise süsteemi andis juurde jälle võib-olla arusaamist ja tööriistu, et kuidas saab ka teistmoodi inimesega suhelda, et alati ei olegi tähtis selline kindel juhendamine, nõuanne, võib-olla ka selliste käitumist reguleerivate direktiivide väljatoomine siis inimesele, mis on natuke võib-olla selline korrale kutsuv stiil, vaid et saab ka teistmoodi, saab inimese seest väljapoole, mitte väliseid selliseid justkui käitumisele suunatuid motivaatoreid jutumärkides kasutada, vaid pigem see, mis inimesest endast välja tuleb. Et ma arvan, et see muutis paljuski seda võib-olla, et ma andsin vastutust rohkem inimesele endale, hakkasin andma. Et mitte mina kui spetsialist ei vastuta tema valikute ja elu eest, vaid inimene ise. Ja tõenäoliselt sellist nõu andmist või korda tegemist või ka sellist üliabistamist jäi nagu vähemaks, et see on see oht, kui me töötame inimestega ja tahame olla siis need abistaja rollist lähtuvalt, anda endast nagu parima maksimumi, et sellel inimesel hakkaks parem, et ta elus toimuksid justkui meie arvates mingid kasulikud muutused, mis ei pruugi alati ühtida sellega, mida tema iseenda jaoks tahab. Vaid pigem see, et anda see vastutus ära, mitte õpetada, mitte anda nõu, vaid uurida koos, kuidas siis siit saaks edasi nagu minna, nii nagu tema ise otsustab ja tahab. Tollel ajal, kui ma mõtlen tagasi oma tööle, siis tegelikult üks töö põhiosa oli ju individuaalsed vestlused, kus võiski olla teinekord fookuses mingi väga kindel murekoht inimese jaoks, kus me siis analüüsisime koos, et mis ta siis soovib, et oleks teistmoodi, kuidas ta soovib lahendada, kuidas ta oma tulevikku näeb, kui oleks see muudatus tehtud.
ja seal võis olla väga palju erinevaid teemasid, et kas või sellest, et kui inimene on meeleolulanguses, et mida saab teha kas või natukenegi nendes piiratud võimalustes oma meeleolu parandamiseks. Et mis võimalused seal on, et osaleda spordisaali üritustel, minna midagi õppima, lugeda raamatuid, eks ju, et mingidki võimalused, mis on siis tegelikult ju olemas inimesel. Et seal tõesti võis olla väga palju erinevaid teemasid, mis olid inimese jaoks tegelikult ju tähtsad. Või kas või see, et kuidas oma pereliikmetega, lähedastega uuesti kontakti võtta, kuidas nendega rääkida mingitest rasketest teemadest ja olulistest asjadest, mis võib-olla ka tulevikku puudutavad. Ja teine suur osa oli töös tegelikult selline sekkumisprogrammide läbiviimine, mis siis neid oli erinevaid, viha ohjamine, eluviisi treening, õige hetk, neid programme on veel tänaseks juurde tulnud selles süsteemis, mis siis käsitlevad kõik samamoodi MI-st lähtuvalt sellisele muutusele suunamist inimese elus, et ikka läheks nagu paremaks ja maandada neid riske, sõltuvad siis ka kuriteo liigist, mille pärast see inimene sinna vanglasse sattunud on, et maandada ka neid riske, et ta enam ei sooritaks seda uut kuritegu. Ja et ta mõistaks seda, et mis seda ellu toonud on või kui ta jätkab sellisel viisil, et mis see tulevikus võib tuua. Et MI kese tegelikult on ju võib-olla ka tuua sellised käitumiskohad või ka mõttemustrid teinekord inimesel esile, mis tegelikult on vastuolus sellega, mida ta oma tulevikult soovib. Et ma tahan, et ma enam vanglasse ei satuks või ma ei taha enam kunagi uimasteid tarvitada, sest see on tervisele kahjulik. Aga kuidas see käitumine, mis sul oli enne vangistust või mis sul ka täna siin võib-olla veel vanglas olles on, seda tegelikult aidata saaks või seda hoopiski ei soodustanud, see, mis ennem oli, eks ju. Et ta on tugevalt kõikide selliste sekkumisprogrammide osa, et aidata siis inimesel tõesti analüüsida oma käitumist, oma mõtlemist, oma hoiakuid, aidata ta seda näha, et tekiks selline ambivalents, et kus ta hakkab kaaluma, et jah, et võib-olla tõesti see, kui ma muudan oma käitumises midagi, kui ma muudan oma hoiakuid, mõtlemisi, harjumusi, et sellisel juhul tegelikult mul on midagi paremat oodata seal tulevikus või mul elu juba täna saab minna paremaks selle võrra. Et võib-olla see tõesti siis, et ikkagi käitumise ja mõtlemise muutusele suunatud tööriist nii-öelda, mis see MI siis võimaldab läbi ka teiste sekkumisprogrammide teha. Kui inimene tajub või tõesti tunneb, et teda ei mõista, et teda pole ära kuulatud, et tavapärane reaktsioon on see, et inimene läheb lukku, et ta ei taha enam rääkida, ta jääb lihtsalt vait või ta kuulab su viisakusest ära, noogutab kaasa, justkui näiliselt on sinuga ühel meelel, aga tegelikult tal ei ole sinuga mingit kooskõla. Ja ta võib-olla läheb ja teeb ikka nii, nagu tema tahab või ta ei saagi aru, nagu, miks võib-olla millestki üldse räägiti. Ja kolmas variant on see, et hakkab lihtsalt vastu vaidlema. Ja sellisel juhul kinnistub just võib-olla see osa või see käitumine või see mõte, hoiak, mis just võib-olla tegelikult tema sees tahaks muutmist. Et see, kui inimene tegelikult vastuväiteid esitab või vastu argumenteerib, et miks ta midagi võib-olla ei saa teha, toob takistusi, see ei tähenda, et ta ei taha seda muutust teha, vaid see tähendab seda, et ta tahab seda võib-olla teha endale sobival moel, endale sobivas tempos, jõuda ise selle arusaamani, et ta ei vaja hetkel seda, et spetsialist ütleks talle, mida, kuidas tuleb teha. Et sellisel juhul tekibki selline ebakõla ja mittemõistmine ja sellest koostööst ei pruugi kasu saada see inimene sellel hetkel, miks ta on tegelikult ju tulnud sinuga vestlema.
ja kuidas EMMI aitab, on see, et üks osa on protsessidest kaasamine, see on kontakti loomine, kus tegelikult see inimene, kes on tulnud, küsibki endalt neid küsimusi, et kas mul on turvaline siin olla selle inimesega koos, kas ma saan teda usaldada, kas mind kuulatakse ära või hoopiski mind mõistetakse, eks ju, hukka, et kas minust ollakse huvitatud, et kas ma ka päriselt korda lähen, et need on need küsimused, mida inimene küsib endalt, kui ta tegelikult läheb kuskile nõustaja juurde, eks ju, mingi oma teema murega. Ja see kontakti loomine on tegelikult väga oluline osa EMMist, see on kliendi kaasamine, inimese kaasamine, turvatunde tekitamine, huvitumine, ruumi andmine talle, et ta saaks rääkida enda asjadest täpselt nii palju, kui tema ise otsustab sel hetkel, avada seda oma murekohta või oma maailmapilti. Ja edasi, kui on juba kindel asi, mille inimene siis ise välja ütleb, et see on ka see, et inimene ise sõnastab selle, mida ta soovib, et oleks teistmoodi, et mis see muutus siis võiks täpsemalt olla, ta ise konkretiseerib selle. Teinekord me teeme seda ka koostöös, et me vaatame koos, et mis see siis täpselt on, et mis sa siis tahad, et tulevikus võiks olla teisiti su elus. Ja sealt juba me liigume edasi tegelikult sellisesse esiletoomise protsessi, mis ongi siis, kui fookus on paigas, et see esiletoomine on see protsess, kus me tegelikult siis hakkamegi teatud selliste nõustamis-EMMile kohaste strateegiate abil ja osaoskuste abil tegelikult tekitama seda muutuse võimalikkust, me hakkame seda suurendama, me vaatame seda koos. Seal on omad võtted, mida siis nõustaja kasutab ja rakendab, et aidata inimesel siis jõuda iseendal sellest ambivalentsusest edasi, kus ta kaalub alles muutust, et ta hakkaks ka midagi tegema selle muutuse poole liikumiseks. Et see sisemine motivatsioon saaks kasvada. Et miks ta seda muutust soovib, millised on tema võimed, ressursid parasjagu, võimalused, miks see on tähtis ta jaoks, kas ta vajab kellegi abi, kelle abi sellisel juhul, mis on tema varasem elukogemus, mis on ka tegelikult väga tähtis, et see aitab ka abistada sellel hetkel, et selle muutuse suunas liikuda. Ja see on see, mis EMMAis toimub, et see protsessides liikumine edasi ja tagasi, et kui teinekord tekibki see ebakõlakoht ja me tajume, et inimene ei ole kaasas või ta väljendab seda selgelt kas või ütlustega, et sa ei saa must aru või ei, ma ei mõelnud seda või et siis me läheme tagasi sinna kaasamisse ja me proovime seda kontakti siis jälle taastada. Et me ei saa edasi liikuda, kui kaasamist pole, et see on kogu nõustamisprotsessi vundament. Et see on selline põhiline osa selleks, et see koostöö saaks toimuda ja jätkuda. Et EMMi vaimsuse needsamad komponendid, eks ju, mis sai võib-olla veel korra siis üle nimetada, ongi see partnerlus, et me oleme võrdsed selles olukorras, kus me siis võtame luubi alla mingisuguse inimese muutuse soovi. Teine on see täielik aktsepteerimine, ehk me jätame nii-öelda siis nõustajana tõesti selja taha kõik enda mingisugused hoiakud, väärtushinnangud, et olla selle inimese jaoks siin ja praegu kohal. Kõige olulisemad on selle inimese enda väärtused, tema enda arusaam maailmast, tema hoiakud. Ja me oleme selle suhtes ka osavõtlikud, et me oleme huvitatud, kaasatud, vaatame uudishimuga seda tema nägemust sellest muutusest või sellest tema elust üldse, mis siis aitaks neid muutusi ellu viia. Ja me ka nii-öelda tegeleme siis inimese sellise võimestamisega. Et see on nüüd võib-olla see koht, kus teinekord inimene, kes on võib-olla teinud mingit teo, millega ta ise rahul ei ole või mille eest on teda karistatud, siis väga lihtne on kuidagi hakata ka oma minapilti nagu nägema läbi selle teo, et ma tegin midagi halba, mis ei ole aktsepteeritud, järelikult mina olen ise halb.
tekib süütunne, pettumus iseendas, teinekord ka sihuke allaandmine, et aga mis ma siis ikka üritan ja pingutan, kui minust nii arvatakse. ja see on see koht, mis on siis vaimsuse see 4. komponent, on see võimestamine, empowering inglise keeles. et me tegelikult toome esile need inimese tugevused, et ei saa olla ühtegi nii et inimesel ei ole ühtegi tugevust või temal ei ole ühtegi elukogemust või ta ei ole kunagi elus mingeid raskusi näiteks ületanud, eks ju, et neid asju saab koos meenutada, vaadata minevikku, mis ta siis tegi, mis aitas teda, kuidas tema väärtushinnangud tänased toetavad, mis seda muutuse elluviimist või käitumise muutust, kes on need inimesed ta elus, kes võib-olla abistavad teda sellel teekonnal. Inimene tegelikult on suunatud kasvule, et sellest räägib ka see enesemääratlemise teooria, et kui meile antakse autonoomia, me usume, et me oleme võimelised muutust tegema, me saame ise valikut teha ja me oleme sotsiaalses kontaktis kellegagi, siis tegelikult inimesed tahavad kasvule suunatuna tegelikult ikkagi paremaks saada iseennast või oma elus mingeid kohti. et tuleb just see autonoomia ja ärakuulamine ja esile toomine inimeses endas neid ressursse ja olles huvitatud samal ajal, et need 4 komponenti kõik ongi väga olulised. et olla kohal inimese jaoks. et need muutused võib-olla, kui nüüd rakendada MI-d, eks ju, teadlikult, eks ju, nõustajana on sul ju tööriistakastis ka teisi tööriistu, eks ju, aga kui just MI võtmest lähtuvalt, siis see sage võib-olla tagasiside, mis ma kuulnud olen, on see, et ma ennem ei mõelnud, et ma üldse võiksin või et ma suudaksin mingeid muutusi teha, et see kuidagi tundus kauge, abstraktne, et mina küll seda ei saa või ma ei suuda seda, et inimese enesekindlus on kuidagi saanud tugevamalt juured alla ja ta on hakanud võib-olla kaaluma mingisuguseid võimalusi oma elus, et see on võib-olla üks aspekt, et ta julgeb seda teha, et tema selline usk iseendasse on nagu tõusnud selle MI vestluse tagajärjel, siis võiks öelda. On ka neid hetki, kus inimesed avastavad jutu käigus, et oi, et ma ei olegi kunagi niimoodi mõelnud, et võib-olla see kogemus, mis mul elus varasemast on või need väärtused, mida ma endas kannan, tegelikult aitavad mul ka täna võib-olla liikuda selle soovitud muutuse suunas, et on siis nagu ahaa-hetked, et minus on tegelikult üks tervik, ja see tervik koosneb ka minu tugevustest ja minu teadmistest ja minu oskustest ja minu elukogemustest ja et kuidas ma neid saan täna ära kasutada selle muutuse teekonnal. Ja võib-olla kolmas, võib-olla kõige olulisem on ka see, et väga paljuski olen ma kuulnud seda, et inimesed ütlevad, et aitäh, et sa uskusid, et isegi sellel hetkel, kui mina võib-olla ei uskunud iseendasse, et sina aitasid seda usku tõsta ja sellest on juba abi, kui see vestluspartner siis nõustaja rollis olles tegelikult väljendab seda ja väljendab seda tuge toime tulemisel, hakkama saamisel ja suurendab seda lootust selle võimalikkuse osas, et see võibki tegelikult õnnestuda inimesel. Ja võib-olla näidetena oma tööst, kus niisugune markantsem juhtum, et kus inimene üle pika aja, kui me ei olnudki enam üldse kohtunud, saatis mulle tänumeili just sellega, et ta oli elus juba väga kaugele jõudnud, et ta oli oma unistused realiseerinud ja ta oli väga tänulik selle eest, vaadates tagasi sellele ajale, et sellest oli tõesti juba 7 aastat möödas, et aitäh, et sa tollel hetkel utsitasid, julgustasid, toetasid, et ma ei olnud üksi, et sa olid mu kõrval, et teinekord me inimesena vajame seda, et keegi lihtsalt oleks meie kõrval ja see ei pea alati olema keegi lähedane, see võib ollagi spetsialist. Ja siis juba inimene läheb ise edasi oma ressursside ja jõududega.
kindlasti on mõjutanud, et nii nagu ma oma klienditöös tegelikult tõin välja selle, et sellist nõuandmist, kordategemist, parandamisrefleksi avaldumist on vähem, eks, siis ka tegelikult pereelus, et ka oma laste peal ma pigem olen seda meelt, et ma lasen neil oma valikut teha ise. Et isegi kui minu arvates need valikud ei ole võib-olla kõige tervislikumad teinekord või kõige kasutoovamad, siis see on tema otsus ja valik ja ta saab ise selle õppetunni ja teeb omad järeldused. Et ma arvan, et see autonoomia aspekt on võib-olla meil peres kõige suuremal kohal. Et me arutame läbi asjad, kuulan ära, mis lapsed tahavad, mis abikaasa arvab. Et see on jällegi niisugused ühised otsused, ühised arutelukohad. Ja ühe aspektina võin välja tuua ka võib-olla selle, et minu suhtlemine üldse ka teiste tuttavatega, olgu need siis sõbrad või väga head tuttavad mu elus, kes on, et seal on samamoodi see aktsepteerimine. Et mul on nagu lihtsam võib-olla teiste inimeste eid aktsepteerida ja ka ise samal ajal julgeda võib-olla ei öelda. Et see on minu valik ja autonoomia on inimese põhiõigus tegelikult, eks ju, baasilisi psühholoogilisi vajadusi meil. Et ma ei solvu näiteks, kui keegi ütleb ei, et see on pigem aidanud mul nagu mõista ja näha jällegi võib-olla selle väljaütlemise taha, et mitte võtta isiklikult mingeid asju või teemasid. Et nagu palju kergem on suhelda. Ja nii võib öelda küll, et MI on muutnud seda, et kuidas ma üldse inimestest ja muutustest mõtlen, et ma usun, et igal inimesel on teatud võimekus olemas neid muutusi ellu viia. Et meil kõigis on mingid tugevused ja ressursid, mis on sellel teekonnal kuidagi abiks ja meil on ka vaba valik tegelikult teha neid otsuseid, kas üldse või millist muutust siis ellu endale tuua. Ja ma arvan, et see ongi see valiku koht, et kui anda valik inimesele, anda ruumi ja anda aega tegelikult mõtiskleda selle üle, miks ma midagi tahan muuta üldse oma elus. Ja mitte nagu nõuda, et see peab kuidagi kohe juhtuma, ka iseendalt nõuda teinekord, vaid kaaluda seda, siis see tegelikult selline kahe vahel olek võib kesta väga pikka aega teinekord inimese elus. Aga ühel hetkel ta jõuab selle otsuseni ja hakkab tegema midagi selles suunas, et nagu muuta. Ja tõesti anda aega, anda ruumi, analüüsida enda jaoks, miks ma midagi tahan, mis põhjustel ma seda soovin, mida ma vajan selleks, mis mul juba olemas on. Et ma tahaks loota küll, et muutused on võimalikud. Need ei pea olema suured, need võivad olla väga väikesed teinekord, aga ka need on muutused ja need ei ole vähetähtsad. Vaid samm-sammult edasi. Et sellele, kes kaalub, et ma saaks vist öelda, et see aitab sul omandada ühe suhtlemisviisi, mis ei anna sulle juurde ainult sinu töövaldkonnas, kus sa pead suhtlema igapäevaselt kolleegidega ja nii-öelda ka kinnipeetavatega, vaid see annab sulle juurde ka kindlasti isiklikus elus, et ta mõjutab siiski sinu üldist suhtlemisoskust ja viisi. Et selleks, et ka käia nagu ühist rada oma kolleegidega või teada, mida keegi teeb, et siis see on selline tõhus tööriist või ka oluline selles võtmes, et sa tead, mida teine teeb lihtsalt. Et te räägite sama keelt, et olete samas infoväljas, et saate ka toetada
Kas või seda, kui sotsiaaltöötaja on käsitlenud mingit teemat mingi sekkumisprogrammi raames ja ja sina näiteks, kes sa võib-olla valvurina töötad, et sa tead, mis seal toimub, et sa tead, millega su kolleeg tegeleb ja sa tead, kuidas võib-olla neid samu teemasid omakorda üle käsitleda või veel hoogu juurde anda käitumises vajalikele muutustele, mida sa ootad sellelt kinnipeetavalt. Olgu siis selleks kas või suhtlemine teiste kinnipeetavatega või kodukorrast kinnipidamine või inimese motiveerimine, et ta täidaks oma individuaalselt tegevuskava, eks ju. Et seal neid kohti on erinevaid tegelikult, kus kõik saavad teha koostööd, aga et me teame, mida keegi teeb, me räägime nii-öelda emmi keelt, et võib-olla see, mis seal toimub, mis emmi endast kujutab, et see on nagu kõigile üheselt teada.